kuna nemad on mul mõlemad väga leplikud sees, kus ma välja näen nagu. Aga isa on nagu just see, kes nagu sõimab mindagi. Ja sa näed välja nagu lits, kui sa paned need võrksukad jalga ja kindlasti ära kanna neid miniseelikuid ja need ketid võtta ära ja sa pingutad üle selle kõigega ja no põhimõtteliselt ongi, et mingi täna hommikul kaks pihta mingi, et miks sa ei võiks mu juuksed blondiks särvida, sa näed nii hea välja blondide juustega ja okei, ma tean ise ka, mul blondid juuksed sobivad, aga no ma ei meeldis, kui mulle kogu aeg nina alla juurutaks seda mingi, et sa võiksid oma välimust muuta, sa võiksid välja näha nagu mingi peik kuskilt linna pealt, keda ma just täna hommikul nägin. Kuidas sa siis oma isale nagu üritad seda seletada või? Sellega, et mind ei huvita, mis sa arvad. Ma tunnen ennast niimoodi mugavalt. Ma tean seda lihtsalt, et ütleme generatsiooni vahetõttu nagu osadest ütleme aksessuaaridest ja asjadest ei saada aru või ei mõisteta seda, miks ütleme just meie kultuuriruumis selliseid tehteid näiteks kantakse või midagi. Kas sul vanemad on ka kuidagi reageerinud sellele? Mul vanematel on suht ükskõik, et nad aktsepteerivad seda? Aktsepteerivad seda ja mu ema on täielik, no ma ütlen niimoodi, et ta on 50 aastat vana, ta on blondiin ja ta kõneb roosat. Ma ütlen, et kõik arvavad, et miks su ema välja näeb, et mida, ma ütlen, blondiin, roosa, mingi kõik. Ma ei tea, hästi igav on ju kui kõik inimesed, kellega sa suhtled on täpselt samasuguse mõttemaailmaga, see on kuidagi sükene väga piiratud. Et üldiselt ikkagi on tohe suhelda võimalikult erinevate inimestega. Isegi need, kelle mõttemaailm võib-olla ei ühti väga hästi minuga. Et siis saab ka nagu, ma ei tea, avardada silmapiiri.